Mina olen Indrek Riigor, Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja Tallinna siis ülelinnalise ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koostöövõrgustiku listihaldur. Ja mina olen Kristiina Lähed, Tallinna Pae gümnaasiumi ajalooõpetaja ja mina siis tegutsen tegevjuhina, eestvedajana selles koostöövõrgustikus. Meid on tegelikult 3, et Eesti ajaloo ja ühiskonnaõpetajate seltsi Tallinna osakonna juht Elina Raal, Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes siis esindab neid õpetajaid, kes on ka ajaloo ja ühiskonnaõpetajate seltsi liikmed Tallinnas. Ja tänu sellele on ka meie koostöö seltsiga üpriski tihe ja me tegutseme ühtse tandemine või troikana. Või tegelikult ajaloolasena võiks öelda, et triumfiraadina. Aktiivsed õpetajad Tallinnas võtsime kätte ja tegelikult saime aru, et meil on neid koostöövõrgustikke ikkagi vaja. Ja seetõttu sattusin taas siin just ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koostöövõrgustiku loomise juurde ja käimelükkamise juurde. Meie kui ajalooõpetajad, meie oleme siis üks osa sellest Tallinna seltsi osakonna tegevusest. Ja meie tegeleme siis õpetajate üritustega, kooskäimistega, täiendõppega, koolitustega siin Tallinnas. Ja see on üks äärmiselt meeldiv võimalus, sest need koolitused on Tallinna õpetajatele tasuta. Ja meid toetab Tallinna Haridusamet ja õpetajate maja. Nii et tänu sellele me saame pakkuda lisaväärtust, lisavõimalusi Tallinna õpetajatele. Nad ei pea olema ajalooõpetajad. Meil on tegelikult koostöövõrgustike ülene tegevus ka täiesti olemas. Ja siis me püüame mitte ainult kohtuda Tallinnas, vaid ikkagi kord aastas võib-olla ka kuskil välja sõita. Jah, eelmine kevad oli suurepärane väljasõit Narva. Me kohtusime kolledžiga, gümnaasiumiga, muuseumidega. See oli võrratu. Raekojas käisime. Ja Raekojas. See põhjendus on ikkagi see ka, et ainealaselt õpetajad vajavad tegelikult kooskäimisvõimalust. Ja see ei ole mitte ainult see, et tegelikult seltsielu elada, vaid pigem nagu ikkagi see, et me professionaalselt ka oma ainealaselt liiguksime edasi. Ja et koostöövõrgustik tegelikult pakub neid võimalusi. Ja just Tallinna õpetajatele. Et mujal ju tegelikult Eestis on olemas nii aineühendused kui ka ainesektsioonid, eks ju, maakondades, eks ju. Aga et miks nad on Eesti erinevates piirkondades alles, on ikkagi see, et ühe piirkonna õpetajad tegelikult on ju ühes sellises tegutsemisruumis, mis tegelikult vajab toetust. Ja kollegiaalne toetus, sest muidu me istume igaüks oma klassides, aga siin on meil üks hetk, kui me näeme kolleegi, me vahetame infot ja me saame midagi uut teada, mida teine äkki juba kasutab. Ja see on hästi oluline. Infovahetus, omavahel kokku saamine, see on väga tähtis ja suur väärtus meile. No ja siis järgmine asi on see ka, et meie kui nagu eestvedajad ikkagi ju mõtleme ka selle peale, et millises suunas ja mis osas võiks see siis kollegiaalne koostöö ja kooskäimine ju toimuda, et see tähendab seda, et me ei ole mitte ainult ma ei tea, kokkukutsujad, eks ju, et megi ju päriselt mõtleme ka, et mida on kolleegidel tarvis ja mida neil võiks tarvis olla, sest sellepärast, et ega kõik ei teagi, mis neil vaja on. Ja tegelikult on meil ju teema aastad ja siis on meil erinevad suunad, mis on iseenesest aktuaalsed ja siis me saame nendele toetudes meeldivaid kokkusaamisi korraldada, kasulikke, meeldetuletavaid, teha koostööd asutustega. Üldiselt meie olemegi väga palju asutustega koostööd teinud. Et see on meie suur pluss, et me ei istu koolipingis ja ei nühi niisama pinki, vaid me ikkagi käime asutustes ja me avastame midagi, mida me võib-olla kooliruumis
no ajanappus, tegelikult ütleb nii, et meil on vähe aega, aga siis pühendad 2-3 korda aastas, poolaastas oma aega ja saad mingi kvaliteetse info. Jah, me tahaks vist rõhutada, et meil on Tallinna mäluasutustega just tekkinud väga hea selline koostöö, et oleme päris mitmes Tallinna muuseumis kohal käinud ja just tegelenud ja arutanud ja aidanud neidki, andnud oma tagasisidet, et see ei ole ainult ühepoolne. Et see kindlasti on üks suur aine koostöövõrgustiku pluss. Väga suur pluss, sest tegelikult ainevõrgustik on meil osalenud ju suurtes projektides, ka rahvusvahelises projektis, tänu sellele, et me tegime koostööd muuseumiga. Ja me osalesime mingi asja loomises, me olime kasulikud, ma loodan. Ja me saime ise palju infot juurde. Ja mina sain isiklikult uuest äpist teadlikuks, mida võiks kasutada, see on see virtuaalses klassiruumis. Jube hea kasulik teadmine näiteks. Ja sellel aastal jätkame samas vaimus, sest üritame olla kasulikud nii aasta konverentsil kui ka uue projekti Eesti Raamat 500 tegemisel. Nii et me oleme jälle seltsiga väga tihedalt ühendatud ja me saame olla kasulikud õpetajatele mitmel moel ja loomulikult pädevused ja digipädevused ja meie koostöövõrgustik on algusest peale pööranud suurt tähelepanu digipädevuste arendamisele ja tänu sellele, et meil on olemas Gustav Adolfi gümnaasiumi Ingrid Maadvere ja Tallinna Pae gümnaasiumi Maia Lust, oleme me saanud väga väärtuslikke koolitusi ja jätkame nendega, nii et igal pool aastal on võimalus ajalooõpetajatel täiendada oma kohvrikest, oma baasi selliste uute uuendustega, mis on väga olulised. Ja ma arvan, et see õppeaasta läheb selgelt tehisintellekti teemade alla, et see on tulnud, et jääda. Ja. Õnneks on loodud juba väga hea baas, millega me võiks kursis olla ja mida võiks kasutada. Ja seda me saamegi vahendada oma kallitele õpetajatele. Aga kindlasti kõiki huvitab see, et palju siis raha makstakse. Meie jaoks on see nii elementaarne, et tegelikult aineühenduse tegevuses osalemine ei maksa sulle mitte midagi. Piisab ainult kohale tulemisest ja aktiivne olemisest, et siin need on ikkagi võrgustikud, mis on tegelikult selleks, et Tallinna õpetaja saaks ka midagi ilma, et ta peaks nagu selle jaoks tegema. Et võib-olla see pool jääb mõnikord täiesti rõhutamata, et keegi ju maksab ka nende tegevuste eest, aga mitte õpetaja. Ja muidugi kõige lihtsam on minna Tallinna Õpetajate Maja koduleheküljele ja vaadata koostöövõrgustike juurde nimekirja, seal on tegelikult siis eestvedajad ehk siis meie kontaktid, kuhu saab siis otse kirjutada. Ja teine asi on ju see ka, et meie ürituste plaan on ka vist seal Õpetajate Maja koduleheküljel. Et Õpetajate Maja, kui te lähete koostöövõrgustik alla, siis te leiate kõik koostöövõrgustikud, te võite meiega ühendust võtta, aga te võite ka kohe registreerida üritustele. Ja ma siin mainisin, et minu roll on olla listihaldur, et kes veel ei tea, siis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajatel, aga teiste aineõtte õpetajatel on kõigil omad listid ja algselt siis siin hoogtöö korras lisati kõik Tallinnas töötavad õpetajad koolide kaupa nendesse listidesse, aga siin aja jooksul on ju ka inimesed töökohti vahetanud, uusi õpetajaid tulnud, et võib-olla keegi veel ei ole seal listis. Et siis palun julgelt kirjutada ja paneme listi ja tegelikult võib julgelt kirjutada ka, et kui sa sinna listi enam ei taha. Esimene asi on see, et tegelikult me soovime, et nad oleksid elujõulised ja kestvalt tegutsevad. Et see on meie peamine eesmärk. Muidugi soovime, et osavõtt võrgustike tegevustest oleks suurearvulisem, sest minu kogemus nii üleriigilise õpetajate ühenduse juhina kui ka pikaaegse aineühenduse juhina ütleb seda, et Tallinna õpetaja on kõige laisem koolitustel käia.
ja ma ei tea, kas see tuleb sellest, et Tallinna õpetajal on kõige rohkem võimalusi või on siin lihtsalt huvipuudus, ma väga loodan, et see ei ole see. Sest kui ma mõtlen selle peale, et me oleme Eesti kõige suurem piirkond nii elanike arvult kui ka siis ka õpetajate ja õpilaste arvult, siis võiks ju Tallinna õpetajaskond olla ka kõige aktiivsem tegutseja. Ja siin ma ei räägi ainult ajalõpetajatest, ma räägin kõikidest, eks. Ja see on tavaliselt on niimoodi, et ükskõik mis valdkonnas mujal ka, et mida rohkem meid on, seda paremini meid kuulatakse. Et seega tahaks seda, et tegelikult meie võrgustiku üritused, eks ju, niikuinii nad saavad toimuma regulaarselt, aga et see osavõtu protsent kasvaks märgatavalt, see on minu nagu esimene visioon. Tahad lisada midagi? Ja võib-olla kui me teeme oma tööd, siis kas me teeme seda piisavalt efektiivselt? Andke tagasisidet, mida te ootate, et me teeks paremini või teistmoodi, et teil oleks huvi siia tulla õpetajate maja ja koostöövõrgustiku üritustele. Me püüame väga ja kõigest väest. Mulle väga meeldib, et ma saan täiskasvanud inimestega, ma saan oma kolleegidega päriselt kokku, päris elus, mitte ainult Messengeris või telefoni teel. See on väga väärtuslik aeg, kui ma saan klassiruumist välja ja ma suhtlen täiskasvanutega. Ainevõrgustiku või aineühenduse tegevusest osavõtmine on juba võit. Igat pidi, et sa tunned kolleege nii üle Eesti kui Tallinnas, et suurema osa kolleege sa tead, eks ju. Kui sa tahad olla kursis, siis ühine listiga vaata meie infot Facebookis õpetajate maja konto pealt või ajalõpetajate seltsi konto pealt. Vaata õpetajate maja kodulehte. Lõpetuseks, tulge meiega. Ärge kartke või ärge jääge kõrvale. Õpetajate maja on avatud kõigile lahti. Meiega on huvitav. Meiega on lõbus.